töötama panna. Ja selles tänases lõpumentor loengus ma loodan, et saate uusi ideid, mida oma roheettevõttega ette võtta või kui on soov veidi keskkonnahoidlikumalt tegutseda. Ja miks ma panin oma ettekande pealkirjaks, et mis jääb CO2 taha, et hästi palju tänasel päeval räägitakse just sellest kliimaneutraalsusest, mis siis sisuliselt ongi see, et CO2 ei tule atmosfääri juurde inimtegevuse tagajärjel rohkem, kui teda seal praegusel hetkel koguseliselt on. Aga see on üsna ühemõõtmeline lähenemine kogu keskkonnale ja planeedile. Et roheettevõte võib olla ka palju laiem ja kui me räägime mikro, väike või keskmise suurusega ettevõtetest, kellele on just ka see ENA roheprogramm mõeldud, siis pigem jääbki see CO2 ja selle kuidagi hindamine või kaalumine väga segaseks ja ütleme ka võib-olla kättesaamatuks, et see ei ole üldse väikeettevõtete valdkond, aga kõik muu või väga paljud muud tegevused on tegelikult lihtsad ja ma usun, et kellel juba mõni ettevõtlus on, siis te avastate, et võib-olla paljusid asju te juba teate ja teete. Võib-olla mitte teadlikult, et olla keskkonnasäästlikum, aga see ongi üsna loomulik ettevõtte tegemise viis. Mulle endale sobiks väga hästi niimoodi, et kui teil tekib küsimusi, siis tõstke käsi, siis ma panen tähele või võite ka hõigata mulle julgelt vahele. Püüan ka sellel chatil hoida silma peal. Et ei pea küsimustega ootama õiget aega või loengu lõpuni. Ma olen kuulda ja näha, ma loodan. Ma seda ka igaks juhuks küsin. Võib-olla ma räägin siin muidu niimoodi iseenesele. Väga hästi kuulda ja näha ka. Väga hea, aitäh. Mis siis on roheettevõte? Küsisin AI-lt selle küsimuse. Just nii lakooniliselt küsisingi. Ja ta vastas siis 8 punktina. Ma palusingi tal 8 punkti esitada. Et mõtlesin, et see ei ole nagu liiga piiratud ja ei ole ka nagu liiga palju. Ja ta vastas, et jätkusuutlikud tavad, keskkonnasõbralikud tooted või teenused, energiaefektiivsus, jäätmete vähendamine ja ringmajandus, rohelised sertifikaadid, keskkonnaharidus ja keskkonna eestkoste ehk siis keskkonna eest rääkimine, mida näiteks teevad MTÜ-d ja ka paljud teadlased. Heitmete vähendamine, jätkusuutlik tarneahelate juhtimine. Siis ma palusin, et äkki ta teeb sellise joonise ka veel, et mis sinna roheettevõtte maailma võiks kuuluda. No võib-olla see pilt on üsna selline kribu, aga siit võib selliseid märksõnu välja lugeda. Ja kui ma vaatan seda pilti ja seda, mida see chat mulle pakkus tehisintellektina, siis on rõõmustav, et rohejuhend väike ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis sai valmis eelmise aasta programmis, sisaldab tegelikult väga paljusid neid teemasid. Võib-olla meie rohejuhendis on mõned asjad detailsemalt lahti kirjutatud,
aga üldplaanides on tore, et ühisteadvus või ühisteadmisväli saab sellest samamoodi aru nagu meie. Ma ei tea, seda ma ei tea, kas AI suudab sellest ka aru saada, et mida mina olen interneti üles laadinud või mida mina seal internetis käin vaatamas. Jah, paljusid tegevusi juba tehakse, lihtsalt ettevõtted ei teadvusta seda keskkonnahoidlikkusena. Selleni ma jõuan ka, et kui juba teha, siis on hea ka rääkida oma klientidele või kirjutada lugusid sellest. Kui paljud teist on tuttavad meie uue roheettevõtluse leheküljega roheettevõtlus.ee, kus ei ole mitte ainult see rohejuhend ettevõtjale, vaid igasugust muud infot samuti. Et võite kas hõigata või käe püsti tõsta või kirjutada chatti, et kas keegi on sinna roheettevõtlus.ee lehele sattunud? Ei ole, mina küll mitte. Siis ma kindlasti näitan ka mingisuguseid lehekülgi sealt, mida ma kasutasin täna oma PowerPointi kokkupanekul. Teil ei ole kindlasti lähen, tahaks ka konverentsile jõuda ja väga ootame. Aga olgu, siis ongi mul täitsa paras, et ma saan ka võib-olla natukene pikemalt sellest lehest lehe tutvustust ka teile teha. Ja siis ma palusin veel seda AI-d, et milline tunne on võib-olla nendel keskkonnateadlastel, kes ajalugu on ju selline, et Eestis on keskkonnaandmeid süstematiseeritud ja täiesti teaduslike meetodite alusel Tartu Ülikoolis ja 200 aastat kogutud. Et tegelikult juba väga pikk aeg, et teha adekvaatseid järeldusi. Ega maailmas täpselt samamoodi. Ja siis see tunne, mis nendel keskkonnateadlastel võib olla, on umbes nagu sellel naisterahval siin pildi peal, et teeme liiga vähe ja teeme liiga aeglaselt, et see maailma päästmine oleks tõhus. Et vahepeal on juba peast halliks mindud, et üsna selline tõetruu pildi andis ta mulle sellest keskkonnateadlasest. Ja nagu siin alustusekski oli juttu, et paljusid asju me teame ja võib-olla ka teeme, aga väga palju on ka sellist, et me teame, aga ei tee. Või siis mõtleme, et me võiksime neid tegevusi lükata kuhugile tulevikku või siis neid kardinaalseid muutusi võiks teha keegi teine. No Eestis on väga hea näide see, et kas meil on põlevkivienergia, kas me kasutame seda fossiilset kütust või me ei kasuta. Kuigi ma täna ei tahaks nagu sinna üldse laskuda, et siis läheb see arutelu sinna, et aga mis meil see alternatiiv on, et ega meil praegusel hetkel ju päriselt Eesti vajadusteks ei olegi mitte mingisugust muud alternatiivi tänasel päeval. Et alternatiivid tekiksid võib-olla 5, 8 või 12 aasta pärast. Aga kõik sammud ei ole üldse nii kardinaalsed nagu see põlevkivi näide. Et keskkonnateadlasena ma muidugi tahaksin öelda, et võtame nüüd hästi suurelt ette, et kõik ettevõtted võiksid väga suurelt ette võtta ja teha selle rohepöörde ära järsku ja siis on nagu tehtud ja siis on kõik palju parem, kui see on täna. Aga ma saan väga hästi sellest aru, et see ei ole lihtsalt võimalik. Et ma ise ka enda väike ettevõtetega, no üldse, et midagi ju ettevõtja, kui ta toodab midagi,
siis läheb ikkagi tootmisprotsessis juba 2-3 aastat vähemalt aega, et ümber disainida kõike seda, mida ta teeb. Ja võib-olla ka teenuste puhul, et ma võin homme tulla uue teenusega või uue loenguga välja seal Looduskosmeetika Liidus, aga kui need inimesed, kes kuulavad, ei ole valmis seda tänasel päeval vastu võtma, siis ikkagi ma pean seda disainima natukene pikema aja peale. Et mu mõte on siin see, et ei tasu ettevõtjal ennast blokeerida sellega, et me teeme liiga vähe või liiga aeglaselt, et ärme siis parem üldse tee. Et ettevõtja iga pisikene samm on ka palju parem, kui üldse mitte midagi teha. Et las need ökoloogid siis olla seal, et kui ma ühes rollis olen, et eks ma siis mõtlen niimoodi, et appi, mis saab, et need puud kukuvad sealt ümbert meie, aga oma ettevõtjana mõtlen siis ikkagi, et kui ma midagigi juba teen või ka teised ettevõtjad, väikeettevõtjaid on Eestis ligi 100 000, eks ju. Et kui nad midagigi teevad, siis pika aja peale see kumuleerub ja need pisikestest sammudest tuleb võib üsna suur mõju tulla. Minu meelest on tähtsal kohal ka tarneahela kontroll. Seda pakkus chat ka. Ja see on ka meie rohejuhendi või seal rohehindamise tabelis paari punktina sees, et ma näitan, kust seda leida ja võib-olla see annab mõtteid valida võimalusel partnerid tarneahelas, kellel on samad väärtushinnangud ehk siis keskkonnateadlikumad partnerid. Väga-väga hea mõte, et kui juba keegi on mingisuguse eeltöö ära teinud ja ta on meist targem või ta oskab meile niimoodi natuke kandikul selle tuua, siis suurepärane võimalus. Et tihtipeale ongi alustada ju raske, sest lihtsalt ei tea, kust kohast pihta hakata. Mis raamistikus me üldse tänases Eestis tegutseme? No loomulikult on hulk seaduseid, määruseid, mis on pärit Euroopa Liidust, mis on Eesti seadusandluses ja need on paratamatult olemas. Neid me ei saa enam ignoreerida, kui me ettevõtlusega tegeleme või üldse kodanikuna siin riigis tegutseme, siis me peame sellele vastama, et see ei saa seadusteks ju rikkuda. No siin ma tõin näiteks välja, et pakendiseadus, mis nüüd muutus või jah, Eestis need muudatused, et ei tohi enam olla ühekordseid plasttooteid, need tuleb asendada üritustel mingisuguse muu lahendusega. Ühekordse plasti direktiiv on võetud vastu, Eestil küll ei lähe kõige paremini, aga kui Eesti ei alustaks praegu sellisest kohast või nagu ta on, ega siis ta ei jõua ka 5 aasta pärast kuhugile paremasse kohta, et ka riigi tasandil on kas või need pisikesed sammud paremad kui üldse mitte midagi. Ja võib-olla olete siis näiteks tähele pannud, et ühekordsetel plastnõud kodus võib kasutada. Ühekordsetel plastiktopsidel on seal selline kilpkonnakene, kes on, mulle tundub, et ta on vist juba hinge heitnud selle plastireostuse tagajärjel, et sisaldab plasti, et siis ei tohi seda visata tualetti või loodusesse või kuhugi veekogusse, kuigi iseenesest nagu tundub, et see on nagu nii veider hoiatus, et miks selline lasteaia tasemel hoiatus üldse peaks seal pakendi peal olema, et plast ei ole üldse kehv materjal, eriti kui me suudaksime teda mitu korda kasutada. Et see on nagu hügieeni küsimus, kui me ei oska teda prügikasti visata.
aga siis seadusele näiteks, kui me just nendest pakenditest räägime, siis mõne koha pealt on Eesti ühiskond juba astunud sammu edasi sellest, mis on nii-öelda seaduses või kohustuslik. Näiteks Rohetiigri meeskonna poolt on koostatud pakendite disainijuhend, et kõik need ettevõtjad, kes pakendeid peavad oma toodetel kasutama paratamatult, siis idee on selles, et kui me neid pakendeid sõna otseses mõttes disainime selle mõttega, et ta oleks pärast ringkasutatav, et ta oleks sellest ringlusest välja võetav, et ta oleks ümbertöödeldav või et see pakend oleks mahult võimalikult minimaalne, et piltlikult öeldes kartulikrõpsupakk ei pea olema pooltühi, et tehke siis see pakend väiksem või pange neid kartulikrõpse sinna rohkem sellesse suurde pakki, et kui ütleme selle seadusele kõrvale on selline hea juhendmaterjal, pakendidisaini juhend on päris põhjalik. Et tõesti väga mahukas. Et kui mõelda läbi see, kuidas seda pakendit siis sinna tootele ümber teha, millistest materjalidest, et ma saaksin pärast selle pakendiga midagi ette võtta või kui ta läheb prügisse, et siis oleks võimalik sealt prügist teda eraldada, uuesti kasutada, taaskasutada, uuskasutada, et kõik või väga paljude etappide ja sammude puhul, mida ettevõtja teeb oma toote või teenuse puhul, on täpselt selline disainimise protsess hea läbi teha. Kahjuks muidugi kõikide valdkondade kohta ei ole nii head teoreetilist ja praktilist juhendit olemas. Aga selle slaidi mõte on siis see, et võib olla nii riiklik seadus kui ka mõne koha pealt juba mingid abimaterjalid, mis ei ole nii-öelda kohustuslikud. Siis Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni leheküljelt lihtsalt osad seadused, mis kohustuslikud meie ühiskonnas on ja mida iga ettevõtja, vahet pole, kas tegemist on roheettevõtjaga või mitte, ta peab lihtsalt täitma. Et looduskaitseseadust ja veeseadust, et ei tohi reostada ja jäätmeseadus kehtib kõigile ja kemikaaliseadus ja ohtlike ainete seadus ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis kuigi need seadused on küll kõikidele kohustuslikud täitmiseks, aga kui roheettevõte on mingis valdkonnas selle täitmisel nagu eriti hea või ta teeb võib-olla natuke rohkem, kui see seadus nõuab, siis nagu siin kommentaariski oli, et tuleks oma klientidele ka seda teada anda või sellest lugusid kirjutada või kuidagi sellest rääkida, et miks on oluline näiteks olla mahepõllumajanduse ettevõte. Et võiks ju olla täitsa tavaline. Kindlasti riske on palju vähem, kindlasti see on palju odavam, kuigi võib-olla tulevikus kliimamuutuse tingimustes võib-olla mahepõllumajandus, eriti kui need põllukultuurid on paigutatud niimoodi, et nad üksteist ka toetavad ja üksteiselt neid haigusi ja kahjurputukaid eemale ajavad, et võib-olla siis see mahepõllumajandus saabki olema väga mõistlik ja hoopis parem versioon kui nii-öelda tänapäevane konventsionaalne põllumajandus. Lihtsalt ühe näitena. Siis kindlasti olete kuulnud, et praegu on loomisel Eesti kliimaseadus. See peaks aprillikuuks, järgmise aasta aprillis
olema sellise valmidusega, et kõik, kes soovivad, saavad seda lugeda. Aga ma pikalt ei oska sellest rääkida, sellepärast et tänasel päeval me isegi ei tea, kas Keskkonnaministeeriumi asemel tegutsev Kliimaministeerium teeb seda kliimaseadust CO2 põhiselt, ehk siis kõige olulisem on seal see kliimaneutraalsus või see on majanduskliimaseadus. Nad on välja öelnud päris otse, et roheline majanduskasv on selle kliimaseaduse loomisel väga oluline märksõna. Ja see kliimaseadus peab ikkagi olema majanduskasvu toetav meede, et kui palju seal sees on seda keskkonnahoidu ja elurikkuse hoidmist ja taastamist. Täna ei oska pakkuda, kuigi kindlasti erinevad huvigrupid tahaksid väga erinevalt seda seadust näha. Õnneks muidugi kõik seadused on ümbertehtavad, kuigi see protsess ümbertegemiseks on seaduse muutmise seadused on, et see võtab kõik jälle väga palju aega, aga hoiaks nendel märksõnadel silma peal, et loodan väga, et ka roheettevõtted saavad seda tõesti kätte võtta ja ka näiteks omavalitsusest toetust paluda, et kui nad tahavad olla just keskkonnahoidlikult või elurikkust taastavad ettevõtted, äkki see seadus neid kuidagi toetab. Kui paljud on sellist Singapunga kaarti enne kohanud? Või kas on? Kas keegi teist on käinud eelmistel aastatel meie seminaridel? Või nendel seminaripäevadel erinevates Eesti linnades, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas? Et kes on, nendel on see tuttav, aga see ülevaatlik teekaart võikski olla võti siis sellele, et mis see roheettevõte üldse on või mis on see, mis jääb sinna CO2 taha. Et siin on see kliimaneutraalsus või see CO2 on siin selle skeemi keskel, mis iseenesest on tõesti selline süsteemne või vajab juba süsteemset lähenemist nii majandusele kui ka keskkonnale. Aga nagu ma enne ka ütlesin, väike või mikroettevõttel on väga raske seal midagi ära teha või mingisugustele kliimaneutraalsuse reeglitele toetuda ja tegutseda. Lihtsalt väiksus ja raha vähesus ei võimalda seda ja teisest küljest ega mõju sellel mikroettevõttel kogu loodussüsteemil on ka ilmselt suhteliselt väike. Aga on võimalik teha pisemaid samme. Et näiteks kasutatakse naturaalseid või loodusest pärit olevaid koostisosi oma toodete loomisel. Tegelikult, kui ma ei tea, mis ettevõtetega te tegutsete või mis valdkonnas, et kas te toodate või teil on teenused, aga kui te nüüd mõtlete, kas sellele enda ettevõttele või sellele ettevõttele, kui teil näiteks on idee mõne ettevõtte tegemiseks või mõnele lähedasele ettevõttele, et siis ma usun, paljud teist leiavad just sellise toote, mis on looduslikest materjalidest tehtud. Olgu selleks näiteks siis puit, mis on palju paremini väärindatud näiteks laelambina või lauana, mille taga ma praegu istun, võrreldes sellega, kui see puit on tehtud tualettpaberiks või aetud kütteks. Aga
jah, ka see naturaalsus ja naturaalsete materjalide kasutamine on juba roheettevõtluse üks viis. Kui keegi on võib-olla veel süsteemsemalt sellele tahtnud läheneda, siis võib-olla on isegi ökotoode juba tal välja disainitud. No Eestis on väga lihtne hakata tootma ökotooteid toiduvaldkonnas. Selles mõttes lihtne, et see sertifitseerimine ja selle märgise saamine ja kõik need reeglid, kuidas seda teha, on Eesti riigis välja töötatud. Seda märgist annab meie enda, saame me siit samast Eestist. Ja ma ei saa öelda, et ta odav oleks, aga ta on ikkagi toidumärgis, ökomärgis on suhteliselt kättesaadav. Aga kõikides muudes valdkondades, kui on tegemist kosmeetikaga, kodupuhastusvahenditega, laua, tooli, auto, seinavärvi või riietega, siis see tootja peab seda sertifikaati hakkama taotlema kuskilt Euroopa Liidust, Eestist väljaspoolt, mis muudab selle bürokraatlikumaks, palju keerulisemaks. Ei ole juba seda eestikeelset tuge seal on ju taga ja ka rahaliselt kallimaks. Aga iseenesest see hüppe sealt naturaalsete toodete või naturaalse tooraine kasutamiselt ökotoorainele, kui on tegemist toiduga, see hüppe ei ole üldse suur. Et selle sammu on teinud väga-väga paljud Eesti ettevõtted ja ma usun, et te ka teate kindlasti mingisuguseid ökotoidutootjaid. Siis see kliimaneutraalne, lasta olla, see ongi selline CO2 on see märksõna, et ettevõtja teeb midagi selleks, et ta oma tegevusega ei emiteeriks või ei tooks atmosfääri CO2 juurde. Ehk siis niimoodi selgemalt öeldes, et ta näiteks ei kasuta fossiilkütuseid selleks, et saada energiat. Ka väikeettevõttel Eestis on võimalik osta näiteks elektripakkujatelt sellise tingimusega, et ma soovin ainult taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, mis siis Eesti mõistes on kas päike, mida suhteliselt suures hulgas tuleb meilt juba siit Eestist koha pealt, on tuult natuke ja aeg-ajalt me saame seda hüdroenergiat ka Euroopast sisse osta. Siis järgmine sellisest süsteemsuselt või keerukuselt võiks olla kestliku arengu eesmärke toetav või ringmajandus. Kui paljudele on see kestliku arengu eesmärke toetav see mõiste ja need 18 värvilist teemaplokki tuttavad? Et võite siin niimoodi julgelt hõigata. Et kui nüüd need eelnevad, millest ma rääkisin, on suhteliselt lihtsad, lihtsalt üheparameetrilised, ma teen kas nii või ma teen naa ja on üsna selge, kuhu poole mu tegevus siis kaldub, et kas ma olen keskkonnahoidlik või mitte, siis see kestliku arengu eesmärk toetav on hulka keerulisem. Aga see ei tähenda, et väikeettevõte ei saaks sellega hakkama. See sisaldab nii erinevate ökosüsteemide ja keskkonnahoidu, et kuidas metsa, merd, soid, kõiki looduslikke kooslusi hoida ja
tegutseda seal majanduses niimoodi, et see oleks jätkusuutlik, et need ressursid ei saaks sealt keskkonnast otsa, mida me majandustegevuseks vajame, aga kestliku arengu eesmärkide hulka kuuluvad ka sotsiaalsed eesmärgid. Kas või see, et meil oleks puhas joogivesi, et lastel oleks tasuta haridus, et see haridus oleks võimalikult kõrge tasemega, et meil oleks vaesus võimalikult madal. Viimaste Statistikaameti avaldatud uuringute järgi vaesusnäitajad Eestis küll jälle suurenesid. Et on päris huvitav, kuidas me näiteks konkreetselt seda eesmärki lähiaastatel suudame täita. Et lühidalt kokku võttes siis, et see kestliku arengu eesmärgid ei ole mitte ainult keskkonnaga seotud, vaid kõikvõimalikud inimühiskonda, majandust, jätkusuutlikku majandustegevust puudutavad tegevused. Kõik, mida me teeme inimestena majanduses ja nende ühisosa on siis sinna kõik sõlmitud. Siis võib-olla ja selle kahe eesmärkide puhul ma olen üsna kindel, et väga paljud väikeettevõtjad tegelikult mingisuguseid samme sealt juba teevad. Meie rohejuhendis on ka viide ametlikele dokumentidele, kust võib täpselt järgi vaadata, et millised need üle 100 tegevuse on seal, mida hinnatakse riiklikult ja mida saavad ka väikeettevõtjad vaadata, kas nad seda teevad või mitte. Ja ma olen üsna kindel, et väga paljud väikeettevõtjad sealt teevad väga paljusid positiivseid punkte, aga nad ei teadvusta üldse endale. Et kas või see, et kui ma võtan kellegi tööle, siis ma ei maksa naistöötajale vähem palka sama ametikoha peal, kui mul oleks näiteks mees, et nad saavad võrdselt. Aga et kas ma olen selle omale sõnastanud, et mul on selline arengu eesmärk minu ettevõttes? No ei ole, ma ei ole seda tegelikult mitte kuhugile kirja pannud. Ja sealt ilmselt võib leida väga paljusid tegevusi, mida väike ja keskmised ettevõtted tegelikult teevad. Siis ringmajandus, mille kohta võib tõesti öelda, et Eestis läheb üha paremaks, toetab nii riik kui ka KOV. Ja kui näiteks ettevõte soovib saada mõnda toetust, ükskõik siis kust, riiklikult või KOV-i poolt, et siis juba see ringmajanduse reeglite täitmine on seal oluline. Või siis hästi lihtsalt öeldes, et kui on tegemist toodete tootmisega, siis läbi mõelda, kust tuleb see tooraine, et kas näiteks see tooraine, mida mina enda ettevõtte sisendina kasutan, kas ma võiks kasutada mõnda teise ettevõtte jääke. Näiteks kunagi, kui roheline vihmavari ökopood tootis laste riideid, siis näiteks see kangas, mida meie kasutasime, ta oli küll ökokangas ja mahesertifikaadiga, et kuulus sinna ökotoodete alla, aga see kangas, mille meie saime, oli Saksamaa suurtööstusest, kes tootis ka ökoriideid, järgi jäänud jupid. Aga need olid tõesti sellised kanga jupid, et suurtööstusel ei olnud sellega mitte midagi teha. Ilmselt, kuna tegemist oli juba tol hetkel, see, kes meile tarnis, oli ettevõte, kes oli vastutustundlik ja nad mõtlesid, mida nad oma jääkidega teevad, et kui nad ei oleks meile seda müünud, nad oleks müünud kellelegi teisele. Aga samas mina, kui ma ei oleks neid avastanud, ma oleks ostnud päris uut kangast ja selle toote keskkonna jalajälg oleks olnud palju suurem. Või siis
need jupid, mis meil jäid järgi tootmisest, siis läksid käsitöö, sest laste käsitöö ringi sellistesse hobikodadesse, kus kasutati mänguasjade tegemiseks või selliseks käsitööringides, jah. Aga see ei pruugi ainult olla riiete tootmisel, vaid ükskõik millise tootmise puhul. Ja ideaalis on siis nii, et see majandustegevus erinevate ettevõtete vahel, et ongi ring, et sealt ei kukugi kunagi midagi nii-öelda välja. Päriselus ilmselt lõpmatuseni see ring ei saa toimida, et ühel hetkel ikka, see sama puuvillane kangas, isegi kui keegi on ära ostnud minu toote, ta kasutab seda, võib-olla lasteriiete puhul ütleme, saab 5 last kasutada, aga ühel hetkel on ikkagi see kangas nii vile, et mis sellest siis teha. Et kas lineaarse majanduse puhul on niimoodi, et ta läheb kohe prügisse, et ta läheb kohe ringlusest välja. Ringmajanduse puhul saaks veel seal olla see variant, et tehakse uuesti mingisugust tüüpi niiti või lõnga, mida saab näiteks vaipadeks kasutada, aga seda sama kangast enam kududa ei saa, et ta oleks puhtana liiga rabe. Ja seal lõpus on selline märksõna nagu sinine majandus. Ma ei tea, kui paljud teist on kuulnud sellisest mehest nagu Günter Pauli, kes on keskkonda taastava majanduse üks eestvedajaid, või tema ongi selle nimetas siniseks majanduseks, sellist ettevõtlust ja majandustegevust, mis keskkonda taastab. Ja ideaalis muidugi minule meeldikski, kui ettevõtjad olekski kõik selles sinise majanduse tsoonis, et kõik tegevused, mis nad teevad, muudavad keskkonda paremaks. Elurikkus suureneb või bioloogiline mitmekesisus suureneb, aga ma saan aru, et see ei ole võimalik alati. Või siis see on lihtsalt niivõrd, ei sobi sellesse ettevõtlussüsteemi, millega mõni ettevõte parasjagu tegeleb. Mõned täiesti juhuslikud, läksin eile Facebooki, vaatasin, mis mulle seal pakutakse. Näiteks Kodas bränd, mis iseenesest nad toodavad siidrit, õunamahla, aga neil jääb alati sellest siidri tegemise protsessist üle sellist õunamassi, millest nad mõtlesid teha toote Fibes. See on fermenteeritud, hästi kõrge kiudainete sisaldusega, nagu taimsed toidud ikka. Ja siis võib küsida, et mis ettevõte neil siis on või kuidas nad nagu rohelised on. See, et nad on naturaalsed, päris kindlasti, eks ju. Ka ringmajandus, et nende ühe tootmisettevõtte jääk läheb teise toote, funktsionaalse toote, mis on ka väärindatud toode, sisendiks. Või siis näiteks teine näide Nordic Botanical elurikkuse edendamisel. Nad viivad läbi koolitusi, kasvatavad niidutaimi, siis müüvad ka neid niidutaimede seemneid kõikidele eraisikutele, soovijatele, aga ka näiteks omavalitsustele, kes tahavad selle muru asemel, mis iga 2 nädala tagant uuesti lühikeseks lõigatakse, hoopis selle lilleniidu teha. Ja nemad on kindlasti elurikkust toetavad, kuna nad just kasvatavad neid taimi, mis on siin meil Eestis omamaised, mis kasvavad meil siin, et nad ei too mitte neid seemneid kuskilt kaugelt või teistest maadest on ju sisse.
kindlasti on naturaalne. Neil küll ei ole ökotoodete sertifikaati, aga kuna nad ei väeta, kuna nad kuidagi ei manipuleeri seda nii-öelda põldu, siis sisuliselt on ka ökotoode, kuigi sertifikaati neil vist ei ole, vähemalt ma ei tea. Kliimaneutraalne on ka, sest igasugune taimede kasvatamine seob CO2 ehk siis nemad pigem oma ettevõtlustegevusega veel vähendavad seda CO2 koormust atmosfääris, mis tekitab siis neid kliimamuutusi, mida me ei tahaks, eks ju. Et kliimamuutusi me ei taha ja nende tegevus hoiab seda nii-öelda tagasi. Kestliku arengu eesmärke toetav kindlasti. Ja ka keskkonda taastav. Kas nad nüüd ise täpselt niimoodi sõnastavad, et nad on väike ettevõte, nad on roheettevõte, kes on sellistes punktides rohelised? No ma ei ole päris kindel, kuigi Aveliina Helm, kes on selle ettevõtte juht, tal see teave on kindlasti või see oskusteave on olemas, aga ma ei ole üldse kindel, et ta ettevõtjana on omale sõnastanud, et ma teen seda. Kuigi elurikkusest ta tõesti räägib, jah, et see on neil kodulehel ka olemas. Et miks see slaid siin on ja miks ma need nooled selle ettevõtte siia panin, et see võib ka ettevõtjale endale üllatuseks tulla, et nad tegelikult teevad juba väga-väga palju, et siis on lihtsalt hea sealt edasi astuda ja ka anda oma klientidele teada, et minusuguseid võiks olla rohkem ja kliente võiks olla rohkem teadlikke. Ja siis üks uus kõrrefirma, kes teeb plastkõrte, joogikõrte asemel sellest pillirooskõrrasi. Eesti tootja. Ma küsisin, et miks te seda siis nagu teete? No naturaalne tooraine päris kindlasti, eks ju. Kliimaneutraalne ka sellepärast, et kõik see taimne materjal seob CO2, see lõigatakse ära, see enam see ei lagune, vähemalt ta ei lagune kohe sinna mereranda ära ja see CO2 ei eraldu, et vahepeal saab seda kasutada mingisuguse produktina, et me saame kõrrena seda kasutada, kes hirmsasti tahab kõrrega juua. Aga siis ma küsisin, et kas te ise teate, et te olete tegelikult selle sinise majanduse, nägin neid ühte messil mingi kuu või poolteist tagasi, et kas te teate, et te olete selle taastava majanduse ettevõtte ka? Nad ei olnud muidugi sellest mõistestki sinine majandus üldse tuttavad, aga et siis kuidas, küsisid nad. Te kõik ilmselt olete kuulnud, et Läänemeres on toitainete üleküllus. Lämmastikku on palju, fosforit on veel rohkem. Lämmastikku saab ka atmosfäärist merekeskkond juurde võtta, kui tal seda vaja on. Fosfor on sinna Läänemere sattunud läbi põllumajandustegevuse väga pikaaegselt, aastakümnete jooksul. Fosforit on seal rohkem, kui ühesõnaga põllul ei kasutatud seda ära ja see voolas lihtsalt lõppkokkuvõttes sinna merre. Tagajärjeks on see, et vohavad niitjad vetikad, vaesuvad elupaigad, ei ole enam see Läänemere elukeskkond nii rikkalik liigiliselt, kui ta võiks olla. Meil on vastik käia seal võib-olla suvel ujumas, sellepärast et sinivetikad on, eks ju, seal nad võivad ka ohtlikud olla või toksilised mingisuguse perioodi. Aga mis nende kõrtega nad teevad, nad võtavad seda fosforit sealt välja. Ja kui kindla peale praegusel hetkel see tööstus ei ole neil nii suur, et see mõju oleks kolossaalne, aga iseenesest see tegevus seda fosfori koormust Läänemeres vähendab. Kui ma olen selle kõrre ära kasutanud, ma viin ta oma komposti. Ma komposteerin ta ära, ma ei pea ostma enam piltlikult öeldes fosforväetist, ma panen selle komposti oma kartulimaale. Ja see on ka tegelikult selline ringmajanduse süsteemi näide. Et neil oli küll hea teada, et tõesti.
ja võib-olla nende pisikeste sammude kõrvale üks selline mõte ka, et ära tee hullemaks. Kui sa, sest muidu võib sattuda sinna selle teekaardi sinna alumistesse X-telest allapoole jäävatesse pruunidesse osadesse. Et võib-olla üks selline märksõna, et rohepesu iseenesest või ökoeksitamine on muidugi definitsiooni järgi tahtlik ja teadlik tegevus. Et siis saab teda selliselt nimetada ja siis saab kuidagi ka olla pahane selle ettevõtja peale. Aga see võib ka juhtuda vahel kogemata. Et jälle täiesti suvaline näide, et samblikud iseenesest on looduslik materjal, aga jama on see, et ühe sellise tutsukese kasvamine võtab 100 aastat, 80-100 aastat aega. Ja kui me paneme selle oma pärja, sinna ukse pärja sisse või mingisugusesse disainitootesse, siis see keskkond lihtsalt ei pea vastu. Et mingisugust heina saab iga aasta tohututes tonnides uuesti kasvama panna, aga mõni looduslik tooraine ei pruugi üldse olla selline, et ta suudaks taastuda ja me rahuliku südamega saaks seda kasutada. Aga ma olen kindel, et nad üldse pole sellest teadlikudki, et siis ei saa neile öelda ka, et nad rohepesuga tegelevad. Seesama, ma rohepesust pikalt praegu ei räägi, aga seal rohejuhendis roheettevõtlus.ee portaalis on ka pikemalt lahti räägitud see, et mis võivad siis need komistuskohad olla, et kuidas me võime kogemata oma tarbijaid eksitada. Kui see on juba teadlik, eks ju, siis varsti tuleb appi ilmselt Euroopa Liit, kus praegu disainitakse direktiivi, et roheväited, mida ettevõtjad esitavad, et need peavad olema kontrollitavad, vastama tõele, et siis seda ökoeksitamist oleks, tarbijate ökoeksitamist oleks vähem. Ma ei tea, kas see on nüüd rõõmustav või nagu kurvastav, et praegu on küll see direktiivi arutelu on jõudnud sinnani, et mikro- ja väikeettevõtete puhul ei hakata seda direktiivi sellisel määral rakendama, sellepärast nagu esimestel slaididel, et väikeettevõtja ei ole võimeline kõiki detaile täpselt samasuguse rangusega jälgima kui näiteks Eesti Energia. Et neil ei saa panna samasugust kohustust. Aga ma usun, et kui see direktiiv kunagi välja tuleb, siis ka räägitakse üsna palju sellest ja siis on igal roheettevõtjal kergem seda vältida ka. Ja kui sellest rohe teekaardist veel nagu sammukene edasi või tegelikult isegi seal sees, et kuidas olla hästi hea roheettevõte. Et võib-olla küsimus on natuke selline rumal, aga on teada, et tänaseks päevaks mõningates kategooriates või teemades keskkonna tegevustes me oleme juba inimestena ületanud need piirid, mida loodus suudab taluda. Seal on seesama CO2, kliimaneutraalsus, siis elurikkuse vähenemine või bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Me oleme võtnud inimestena endale maapinda looduskeskkonna arvelt, et on toimunud maakasutuse muutused. Puhast joogivett jääb üha vähemaks. Lämmastiku fosforit oleme me samas keskkonda juurde andnud. Et kui soovida olla
väga hea roheettevõte, siis võiks oma ettevõtte üles ehitada selliselt, et neid planetaarsete piiride probleemidesse puutuvaid sektoreid püüda vähendada. Et seda lämmastikku ja fosforit kuidagi sealt keskkonnast saaks välja võtta või suurendada oma ettevõtte tegevusega just seda looduslikku keskkonda. No, nagu siin oli see näide nendest lilleniitude kujundamisest ja seemnete kasvatamisest. Või me oleme emiteerinud või lasknud atmosfääri väga palju kemikaale, mis on inimtekitatud, mida looduses üldse ei esine. Et kas on, meil on selliseid tehnoloogiaettevõtteid Eestis ja Euroopas tegelikult päris palju, kes mõtlevad sellele, et kuidas saaks neid aineid sealt mullast või atmosfäärist kätte ja võib-olla siis ka neid kogutud ohtlikke ühendeid kasutada jälle millekski muuks, mida äritegevuses on vaja. Et kui midagi sellist äriteena välja mõelda, siis see oleks üks parimaid viise. Et võib küsida endale, et kuidas üldse on oluline see roheettevõtlus, kellele see on oluline see tegevus, mis ma teen, miks see on oluline ja siis lõpuks saab küsida, kas see on oluline. Ja kui vastus on nagu ei, siis võib minna sinna ringikeste algusesse tagasi, et disainida ümber oma ettevõtte profiil ja tegevused. Kas siiamaani on tekkinud, kas keegi tahaks küsida? Meil on aeg ju tegelikult üsna ametlikult on juba läbi, aga kuna mul on ka 10 sellist kiiret küsimust roheettevõtluse kohta, siis ma ikkagi räägiksin need ka ära, aga ma kuulaks vahepeal teid. Kas teil on tekkinud küsimusi? Aga siis hõigake vahele, kui tekib mingi mõte. Et kui seda sama teemat mina või keegi teine on kuskil rääkinud või nende väikeettevõtetega koostööd teinud ja neid hindamisi läbi viinud, siis on küsitud, et kui suurelt siis ikka ette võtta. Et siis nagu see alguses slaid, et keskkonnateadlasena ma ütleks, et tehke kohe kõike ja suurelt, aga see ei ole võimalik. See lihtsalt ei ole rahaliselt ja võib-olla ka inimressursi mõttes võimalik, et siis alustage kas või pisikeste sammudega, tehke kas või väikeseid asju. Kas või see, et vahetate sünteetilise materjali loodusliku vastu. Et iga samm on parem kui üldse mitte midagi teha, et ei pea kohe tegema kõike korraga. Kui detailseks minna, sellele võib-olla annab parema vastuse, ma näitan lõpus ka seda roheettevõtte hindamisküsimustikku. Et minu vastus oleks, et valige, et loomulikult võite valida kõik 138 mõõdikut, aga kui see 138 on liiga keeruline või kättesaamatu, siis üldse ei pea nii suurelt kohe ette võtma. Et võib ka hakata tegelema näiteks ainult pakendiga või ainult toorainega või ainult näiteks roheenergiat kasutusele võtta. Ja siis sealt mingitel hetkedel edasi astuda. Mis on kõige olulisem? Kõik on oluline, aga siin jälle samamoodi, et ettevõtja tunneb, et ta on teinud neid positiivseid samme
et ta iseenesega ei lähe konflikti ja ei tasu ka ennast nagu läbikukkununa tunda, kui see detailsus ei ole, et kui kõikides punktides ei saavutata edu, siis sellest ei ole mitte midagi, et saab teist korda veel proovida. Aga võib-olla siin see, kes küsis, oli nagu selle mõttega, et noh, kui minu jaoks on oluline see, et energiakasutus on hästi suur, siis ma teen selle otsuse, et ma panen ettevõtte katusele need päikesepaneelid ja siis mul on rahaline ja keskkonnahoidlik samm väga suur juba ära tehtud ja see mõju on nii roheettevõttele kui ka keskkonnale väga suur. Kas lihtsam on ettevõtet kohe keskkonnasõbralikult alustada või ettevõtte aegamööda rohelisemaks muuta? No ilmselt, kui on alustava ettevõttega tegu, siis lihtsam on kohe alguses panna paika see pikem vaade ja kohe disainidagi terve ettevõtlusskeem selliselt, et võimalikult vähe neid keskkonnavaenulikke või keskkonda hävitavaid tegevusi teha. Aga kui on olnud konventsionaalne ettevõte, siis loomulikult hakata väikeste sammudega minema ja hakata seda rohepööret tegema. Kui palju lisaaega, ressursse, kulutusi keskkonnasõbralikkus nõuab? No oleneb ka jälle, millise ettevõttega on tegu ja kui detailselt tahetakse või kui palju korraga tahetakse, kui suur amps tahetakse võtta. Et võib-olla see näide päikesepaneelid panna tootmishoone katusele on üsna suure kuluga. See võib-olla vajab ka väga palju pikemat aega, et seda ellu viia, võrreldes näiteks sellega, et riide tootmisel sünteetiline materjal vahetada naturaalse vastu. Või hakata tavalise puuvilla asemel kasutama ökosertifikaadiga puuvilla. Et jah, see kindlasti muudab toote lõpphinda kallimaks, aga need on mõlemad sellised ressursid, mida on turult võimalik saada väga kergelt kätte. Kas vahel tekib ka tunne, et roheline tegutsemine on mõttetu ja võiks ikkagi vanaviisi edasi tegutseda? Miks? Vahel võib-olla tekib tunne, et kui selline tunne tekib, siis endale nagu sõnastada, et miks see tekib, et kas on selline tunne, et see on lihtsalt nii kättesaamatu või nii kallis, siis tasub mõelda ümber, et äkki kuskil saab teha midagi natuke teistmoodi, küsida abi. Ka näiteks seal roheettevõtlus.ee on võimalik meie kogukonnaga liituda ja siis lihtsalt põrgatadagi neid mõtteid teiste samasuguste ettevõtjatega, kes on samasugusel teel ja võivad anda väga kergelt mingisuguse lahenduse, mille peale ma ise ei tule, eks ju. Aga eks muidugi alati võib olla selliseid tagasilööke ja tundub, et milleks see kõik. Et see on nii võimatu. Siis sellest üle saada, ma arvan. Kas roheanalüüs on alati vajalik? Ei ole alati vajalik, aga selline põhjalikum roheanalüüs. Aga võib-olla see põhjalik roheanalüüs annab häid mõtteid, mida siis täpsemalt hakata tegema. Kellele roheanalüüsi andmed edastatakse? See on siis küsimus sellelt, kellele meie seda analüüsi tegime, mitte kellelegi ei edastata. Et kui me nendega koostööd tegime, siis nemad kirjutasid
hinnangu enda kohta, enda ettevõtte kohta ära, siis me koos vaatasime need üle, mis neil on juba väga hea, millised on need tegevused, mida nad saaksid väga kergete pingutustega või väikeste pingutustega, väikeste kulutustega kohe muuta, et järgmisele tasemele on ju jõuda. Ja millised on siis sellised tegevused, mis pigem jäävad kas praegusel hetkel tahaplaanile või on sellise väga pika ettevõtte vaatetegevused. Et muud ei olegi, et seda hindamist võib tegelikult ise läbi viia, aga oleme ka meie teinud, aga mitte kellelegi, mitte kuhugile neid ei edastata. Praegu ei ole Eestis, ei ole Euroopa Liidus, no ei ole tegelikult seadusandlust või mõõdikuid sellegi kohta, et kuidas seda kliimaneutraalsust või CO2 hinnata ettevõtete emiteeriv ja siduv ja ei ole selle kohta ka mingisugust ühist reeglistikku, et milline ettevõte on roheline. No võib-olla ühel päeval on see mõõdikute süsteem, mis me välja töötasime, on ka laiemalt kasutusel, et võib-olla ühel päeval lepime kokku, et riik võtab selle väikeettevõtete puhul üle. Aga ka siis peaks need andmed olema sellised, et ettevõtja suhtleb võib-olla ühe ametnikuga, eks ju, kes seda läbi viib, aga et nad ei ole kuskil. Või vähemalt kui neid ka edastatakse, et siis nad on anonüümselt edastatavad, nagu teie terviseandmedki, et Tervise Arengu Instituut teab küll, kui palju inimesi näiteks Kühas oli või ütleme gripis, aga seal ei ole ju inimeste isikuandmeid kuskil taga. Kas midagi juhtub, kui mu ettevõte ei ole piisavalt roheline? Jah, siis maailmaga juhtub, kui niimoodi utreerida. Aga juriidilises mõttes ei juhtu, et see mõõdik on ettevõtjale endale ja tema abistamiseks, et see ei ole mitte kuidagi karistus või sanktsioneerimisviis. Mis soovitusi annaksite, et mu ettevõte saaks rohelisemaks muutuda? Sellele võib-olla vastab paremini kas te tahate vahepeal nii kaua, kui ma otsin, küsida midagi? Nii, nüüd see portaal roheettevõtlus.ee, kus siin esimesel lehel, kui jõuate, on alati kirjas kõige need sündmused, mis on kohe-kohe tulemas või need veebinarid või mingisugused kirjalikud lood, mis on akuutsed uued ja siit samast leiab ka roheettevõtluse kogukonna, millega te olete kõik oodatud väga-väga liituma. Mingisugust kohustust siin või siin ei järgne, mitte midagi te tegema ei pea, kui te selle kogukonnaga liitute, et te võite seal olla passiivsete liikmetena, võite olla aktiivsete liikmetena, aga see aktiivsuse võimalus on seal olemas, et teiste omasugustega mõtteid põrgatada. Ja siin on ka roheettevõtja ABC ehk siis rohejuhend mikro-, väike- ja keskmisele ettevõttele. Nii, nüüd ma olen ta alla laadinud. Et see on päris põhjalik, aga ma näitan seda
hindamistabelit või enesehindamisvahendit. Et ettevõtte roheanalüüs, et kui roheline ettevõtte tänasel päeval on, kuhu tahab jõuda. Et näiteks tooted on pakendivabad. Tootel on keskkonnasõbralik pakend. Noh, siia võib küll on ju hakata arutama, et mis see keskkonnasõbralik on. Et kas keskkonnasõbralik on pika eluaega plast, kui me teda taaskasutaksime, või ühekordne papp. Et see on nagu omaette arutelu. Kas kasutate mahetooreinet, kas kasutate kohalikku toorainet? Kas müüte oma tooteid teenuseid Eestis? Kas te optimeerite oma transporti? Kas sorteerite jäätmeid? Kas ettevõttes tekkivaid jäätmeid kasutab mõni teine ettevõtte toorainena? Kas teie kasutate toorainena mõne teise ettevõtte jäätmeid ülejääke? Et ei tekita ohtlikke jäätmeid? Annetate, taaskasutate tootmisjääke? Tegevus ei mõjuta elurikkust, bioloogilist mitmekesisust või elupaiku negatiivselt. Et nagu näha võitlejad väga-väga erinevates valdkondades, erinevates piirides ja arvan, et ettevõtjal on siit võimalik just need mõõdikud välja võtta, mida tal on soov või mida on tal alustuseks näiteks lihtsam hakata mõjutama ja muutma. Sanktsioonide osas suuremad ettevõtted peavad juba ESG regulatsioonile vastama, isegi kui see täna sulle kohustuslik ei ole, siis kui soovid teha koostööd näiteks Skandinaavia või muude riikidega, siis nemad küsivad, kas sul on ESG raport tehtud. Kui ei ole, siis koostööd teha ei saa või ei saa pangast laenu. Ilmselt see lähebki ühel hetkel sinnani, et pangad hakkavad seda väga oluliselt mõjutama ja koordineerima just nimelt selle laenu kaudu. Kuskil on ka juttu olnud, et need ESG analüüsid on ühel hetkel kohustuslikud ka keskmise suurusega ja väikeettevõttele. No, millisel aastal see saab juhtuma? Täna ma ei oska teile vastata. Minu arust täna ei ole ka see aastaarv veel teada. Tõepoolest, see võib niimoodi minna. Aga samas on ka see ESG hindamine ei ole Euroopa Liidus ühtset mingisugust hindamisvormi. Et kõik ettevõtted peavad tegema nüüd täpselt ühtemoodi, kasutama täpselt ühesuguseid mõõdikuid ja selle kirja panema samasuguse skeemi järgi. Kuhu see välja jõuab? No, ei oska öelda. Ühest küljest tahaks, et oleks mingi ühtne süsteem, et siis see oleks võib-olla lihtsam. Teisest küljest, kui ta on selline, et iga ettevõte saab ise otsustada, kuidas ta selle tulemuseni jõuab, võib-olla see on paindlikum. Et ma ei oska sellises seadusandluse pooles ennustada, et kuhu see läheb. Näiteks Tartu Ülikool on ka teinud Tallinna Sadamale sellise väga põhjaliku nii ülevaate kui ka siis elektroonilise platvormi, kuidas nad saaksid ennast üha kestlikumaks muuta. Aga ega kuskil ei ole kirjas, et see täpselt samasugune rakendus läheks nüüd kõikidele sadamatele Läänemere ääres või Euroopas, et sellist kohustust ei ole teistel sadamatel täpselt samamoodi seda teha.